tere kõik, ütleks, et ehitushuvilised, aga võib-olla ka ajaloohuvilised, raamatuhuvilised, majahuvilised, puiduhuvilised ja mina olen Janar Siniveni, aga see ei ole üks oluline. Olulisem on see, et siin kõrval istub mul Kalle Pilt, kes on valmis saanud ühe raamatu. Kallet me tunneme laialdasemalt selle järgi, et ta on ilmselt üks Eesti juhtivaid eksperte igasuguste biokahjustuste teemal, mis puitu kas siis majaseintes või mööblis ohustavad, nagu selleks siis hallitus, majavamm või hoopis kahjurid. Aga Kalle teine suur ettevõtmine on seotud ehitustegevusega, mille muu hulgas renoveeritakse ka vanu puitmaju, nii et see raamat siin ei ole sündinud tühja koha pealt. Ja vanade puitmajade renoveerimine puust ja punaseks on raamatu pealkiri. Kuna see raamat on nii värske, et ta tegelikult laurab trükimasina soojuse järgi, siis ma pean ütlema, et ka mina ei ole saanud seda veel lugeda, nii et minul on sama põnev kui teil siin, mis siin kõik sees on. Ja Kalle, see ei ole sul esimene raamat puust ja punaseks sarjast. Kas äkki kolmas? Jah, tervist kõigile. Et see on kolmas raamat. Esimene raamat oli majavammist puust ja punaseks. Ennetamine, avastamine, tõrje. Ja seal ma siis rääkisin erinevatest seenkahjustustest. Teine raamat oli hallitusest puust ja punaseks ehitusinseneri vaatenurgast. Seal ma rääkisin hästi palju ehitusfüüsikast. Ja nüüd on jah siis kolmas, kus ma kahte eelmist raamatut enam väga ei korda, aga läksin rohkem selliste puitkonstruktsioonide renoveerimise ja vanade puitmaade renoveerimise teemat käsitlema. Kuidas sul üldse tekkis selle seeria mõte, millest tuli see idee hakata inimestele asju puust ja punaseks tegema? Vanadusest. See mõte tuli vanadusest. Lihtsalt kui inimene saab teatud vanuses ja on üle poole oma elust tegelenud ühe ja sama teemaga, ühtede ja samade asjadega, siis lõpus tekib nagu mõte, et tahaks need asjad kuhugi jäädvustada, et need teadmised ja kogemused, kõik mis on kogutud sellel ajal, et need saaks kuhugi kirja. Ja no teine põhjus oli laiskus, ehk siis see, et kui päevas ikkagi on siin 10-15 kõnet või meili, kus erinevaid asju küsitakse ja need küsimused kogu aeg korduvad ja korduvad, siis tahaks nagu seda, et need vastused on juba kuskil kirjas ja ma ei peaks neid kogu aeg kordama, ma ütlen, et seal raamatust saab lugeda. Nii et sa ei karda, et sul kliendid saavad nii targaks, et hakkavad kõiki neid asju nüüd ise tegema? Sellega on niimoodi, et nii klientide teadmised, mida targemaks nad saavad, seda paremad kliendid nad on tegelikult. Seda lihtsam on nendega asju ajada. Sellepärast ma ka siin raamatus õpetan hästi palju just neid tellijaid, mitte niivõrd tegijaid kui tellijaid. Ja teine asi on see, et kui nüüd konkurentsi mõelda, et konkurentidele ka ju kõik info otse kätte, siis konkurents on igati teretulnud ja peab lihtsalt ise nii kiiresti eest ära liikuma, et konkurentid ei jõua järgi ja ongi kõik. Nii et kellele see raamat siis täpsemalt on? Kas see on neile, kes võtavad ise kodus haamri ja peitli kätte ja hakkavad tegema või hoopis ka sellistele, kellel on korteriühistu ja kes mõtlevad, et teeks oma Lemberi maja nüüd korda? Ma ütleks, et mõlemile, et nii isetegija saab siit midagi, korteriühistud või siis vanade puitmajade omanikud saavad siit midagi, aga kindlasti saavad siit midagi ka need, kes on juba kogenud restaureerijad, renoveerijad, ehk siis ka need, kes neid töid teostavad, nii et eks ta ole kõigile, aga ta kirjutatud on küll niimoodi tõesti, et kõik saavad sellest aru, et see on kõigile nagu mõistetav, ükskõik kas ta on ehitusest täitsa võõras inimene, ehitusega ei ole üldse varem kokku puutunud või on ta ehitusspetsialist, et mõlemad saaks ühtemoodi aru. Nii et need, kes kavatsevad tellida kõik tööd ehitusfirmast, et ka nendel oleks nagu targem igaks juhuks enne läbi lugeda, teada, mida nad üldse tellima hakkavad. Ja mitte igaks juhuks, aga ma isegi soovitan, siin on täpselt ära
kirjutatud kolmandas osas on täpselt ära kirjeldatud see, kuidas ühte ehitajat valida näiteks, milliste kriteeriumide põhjal, mida tuleks läbi mõelda ja on isegi välja toodud siis selline hindamismetoodika, kus ei ole hind kõige olulisem, hind on ka oluline, aga hind ei ole kõige olulisem, kus on muud kriteeriumid ja kus saab panna nendele kriteeriumidele kaalusid ja selline lihtne metoodika on ka selgeks tehtud, Exceli tabeli põhine. Ma küsin sult nüüd ühe provokatiivse ja ketserliku küsimuse, arvestades, et me viibime raamatupoes. Praegu, kui on juba 25 aastat olnud meil võimalus guugeldada ja nüüd saame veel teha selle tehisintellektile ülesandeks, siis miks kirjutada raamat, miks panna kogu see info kaante vahele? Selle tehisintellektiga on ja guugeldamisega natukene probleem. Ma ise kasutasin ka pisut siin tehisintellekti raamatu juures, mitte küll kirjutamise juures, aga ma kasutasin seda ideede otsimise juures. Ehk siis ma panin teema, küsisin, mida tehisintellekt sellest arvab mingist küsimusest, siis ta pani mingisugused vastused ja ma lihtsalt vaatasin, kas mul need mõtted on juba läbi käidud või ma peaks veel midagi täiendama. Ehk siis ma otsisin pealkirju pigem sealt. Aga mis nagu tehisintellekti puutub, siis teadupoolest arvuti võtab ju oma informatsiooni olemasolevast andmebaasist ja see olemasolev andmebaas on küllastunud reklaamidest. Ehk siis ehitusvaldkonnas on domineerivad mitte teadusartiklid, vaid on domineerivad reklaamid. Ja see tähendab seda, et ta tegelikult on turunduse poole kaldu. Kogu see informatsioon, mis tehisintellekt ehitusvaldkonnas annab, on turunduse poole kaldu. Ja paraku ei saa seda väga usaldada. Kui võrrelda näiteks juristidega, siis juristidel on tehisintellekt palju rohkem kasutatav. Sellepärast, et seal on need kohtulahendid ja kõik on otse avalikud ja keegi ei turunda seal midagi. Ehk siis seal see informatsioon on objektiivne. Aga ehitusvaldkonnas tehisintellekti antud informatsioon ei ole objektiivne kahjuks. Ja siis vist võib veel seda ka öelda, et tehisintellektilt peab kõigepealt oskama küsida, et ta vastaks. Seda loomulikult ka. Sa oled nüüd oma töö tõttu käinud ilmselt aastate jooksul sadades kodudes, sadades puitmajades. Kas oskad välja tuua mingisugused levinumad või koloriitsemad olukorrad, kus mõni vale töövõte on ka parimate kavatsuste juures lõppenud sellega, et see maja ei ole nii hästi korda saanud, kui ta võib-olla väliselt paistab? Tegelikult tuhandetes, mitte sadades. Praegu peaks üle 4000 juba olema neid. Aga nüüd need kohad, kus kõige rohkem eksitakse, on esimese korruse pärand ja vundament. Ehk siis need lahendused on need, kus ma olen pidanud ikka väga tihti tõdema, et jälle on valesti tehtud. Tehakse vundament korda, aga unustatakse ära, et see vundament näiteks oli ka esimese korruse põranda tuulutuseks ja pannakse kõik kinni, seal kahjustused arenevad. Tehakse uus põrand, aga ei mõelda seda ehitusfüüsikaliselt läbi ja need esimese korruse põrandad ja vundamendid on ilmselgelt kõige suurem möödalaskmise koht. Ja teine, mis on kandekonstruktsioonide muutmine, ehk siis kusagilt võetakse mingit seinu ära, pannakse kuhugi mingeid seinu juurde või pannakse mingisuguseid koormusi juurde, ehitatakse pööningu korruseid välja. Ehk siis see on nagu teine selline kandekonstruktsioonide muutmine, seinad, vahelaed, katused, need on nagu teine probleem, mis nagu, jah. No kuidas üldse mõjub puitmaja säilimisele see praegune trend, et kõik need vanad pööningud on korteriteks välja ehitatud? Vanasti seal ikkagi oli mõeldud, et seal natuke ulub tuul ja saab pesu kuivatada. Halvasti mõjub. Ütlen otse välja, ehk siis loomulikult elamispinna puudus on suur ja see väljaehitamine on mõneti ka õigustatud, aga hoone sisekliimale mõjuta halvasti, sellepärast, et kui see kogu see niiske ja saasteainerikas õhk vanasti liikus läbi vahelagede pööningule ja sealt tuulutati välja, siis praegult jah,
jõuab ta samamoodi üles pööningule, aga seal on mingid eluruumid ja teda enam välja ei tuulutata ja ta pigem koguneb seal kusagil katusekonstruktsioonis või siis viimase korruse eluruumides ja see on kogu hoone seisukorrale on halb. Ma siin raamatus ei eiranud seda täielikult, et seda viimast korrust välja ehitada, et ikkagi tuleb leida ka need lahendused, kuidas seda välja ehitada. Ja siis siin päris raamatu lõpus on päris mitu lehekülge on sellest ka räägitud, et mida siis peaks läbi mõtlema ja kuidas peaks tegema, et viimast korrust välja ehitada. Ilmselt paljud juba kardavad eksperte endale majja lasta, et leiate selliseid asju, mille peale võib-olla on palju toredam oli elada õndsas teadvuses, ütleme nii. Või kuidas sinu praktika on, kas sa pead tavaliselt tooma inimestele halbu uudiseid või pigem rahustama maha, et kuule, et asi nii hull ei ole, kui ta praegu paistab? Eks mõlemat on. Et vahepeal saab öelda rõõmustavaid sõnumeid, et kõik on paremini, kui inimene arvab ja vahepeal tuleb öelda ka seda, et halvemini ei saagi enam olla. Nii et eks mõlemat on. No praegu on üks teema, mis palju ka meedias kajastust leiab, et nii-öelda varjatud puuduste otsimisest on saanud natuke omamoodi äri. Et kui me räägime konkreetselt puitmajas asuvast korterist, siis mis võib seal olla see kõige suurem möödalaskmine, et hakkad ise tegema, teed omast arust nagu parimate teadmiste kohaselt, aga lõpuks tekib sinna mingi varjatud puudus, mida järgmine omanik siis leiab ja hüvitada nõuab. Jah, need varjatud puuduse teema on läinud päris karmiks, et ma sain siin mõned kuud tagasi kokku ka meie Riigikohtu esimehe Villu Kõvega ja arutasime seda ja pärast seda siis koolitasin ka notareid ja näiteks ja ka maaklereid, et neid varjatud puudusi ennetada. Tegelikult see varjatud puuduste teema on nii ja naa, et tegelikult see seadus ja need võlaõigusseaduse paragrahvid, kus on varjatud puudus välja toodud, need on tegelikult väga asjakohased. Aga jah, mõned inimesed kasutavad neid ära ja otsivad just neid puudusi. Mitte ei mõtle, et kuidas neid korda teha, aga otsivad puudusi selleks, et siis müüjate käest välja nõuda. Et see on probleemiks. Ja siin raamatus ma andsin ka, on 5 lehekülge, on soovitusi maja ostmiseks. Alates sellest, kuidas kõigepealt see, mida enne läbi mõelda, enne kuulutuste vaatamist, mida vaadata siis nende kuulutuste juures, kuidas vaadata üle seda hoonet ennast, kui kohale minna. Ja lõpuks siis see, et kui minna ostumüügilepingut sõlmima, et millised punktid peaks seal ostumüügilepingus olema nii, et seda varjatud puuduse nõuet siis ei tekiks kummaltki poolt, et ei tekiks müüja poolt, et talle tuleb see varjatud puuduse nõue, aga ei tekiks kostja poolt, et ta peab seda esitama. Aga kas siin müümise koha pealt saab ka neid samu nõuandeid kasutada? Loogiline. Tegelikult hea müüja, aus müüja saab need läbi lugeda ja saabki siis samamoodi ise näidata ja öelda, et võt need asjad on. Eks siis ja need lepingusse sisse panna ja ei olegi enam alust varjatud puuduse esitamiseks. Et tegelikult kui on aus müüja, hea müüja, siis ta ütlebki need teemad kõik välja, mis on tehtud. No tõsi jah, et kui ta on nagu heas usus, eelmise küsimuse juurde minna, et kui ta on heas usus teinud ilusa uue põranda, aga ta on näiteks seal midagi ehituses mööda lasknud, siis tegelikult tema peab vastutama. Paraku siis ta peab vastutama. Et kui on valesti tehtud põrand ja seal on majavamm, siis ei ole midagi teha, siis varjatud puuduse nõue on õigustatud. Räägime selle linnalegendi ka ära, et kui on põranda all majavamm, siis linnalegend räägib, et siis aitab ainult buldooser. Tegelikult see vist nii hull ei ole. Legend räägib, et tuli aitab hoopis. aga ei nii hull loomulikult ei ole, et igast asjast saab võitu, aga lihtsalt on see, et peab päris palju vaeva nägema ja kulutused on suured.
samamoodi kui näiteks vanal talumajal on alumised palgid mädad, et jällegi ju ei pea maja maha lõhkuma. No siin jälle, seda me arutasime ka härra Kõvega, et siin peab ikkagi aru saama sellest, et kui on vana maja, siis vanal majal ongi kahjustused ja seda ei saa võtta varjatud puudusena. Ehk siis kui on 100 aastat vana maja, siis tal ongi alumised palgid natukene lagunenud, et see on normaalne, see on nagu seaduses või selles võlaõigusseadus paragrahv 77 on öeldud, et see on keskmine kvaliteet. Ehk siis see on tavapärane. Nii et selles suhtes vana maja ostes peabki aru saama, et vanal majal ongi mõned putukahaavad kuskil seal puidu sees ja natukene kahjustusi seal alumistes palkides, see on tavapärane. Nii, kui me nüüd raamatu juurde tagasi tuleme, siis ühesõnaga nüüd me teame, millest siis alustada renoveerimist, ükskõik kas teha seda siis ise või tellida. Me teame, kuidas maja osta või müüa, eeldusel, et me tahame seda ausal teel teha. Mida me veel siit põnevat leiame? See raamat on niimoodi üles ehitatud, et raamatus on 3 peatükki. Esimene peatükk on selline, kus räägitakse vanadest puitmajadest ja kuidas nad on ehitatud, millised erinevate puitmajade tüübid on olemas ja on hästi palju kasutatud Arvo Veski raamatuid ja Leo Jürgensoni raamatuid. Need, et siinkohal on hea meel öelda suured tänud Arvo Veski lapselapsele Priit Veskile, kes lisaks sellele, et ta lubas oma vanaisa raamatute jooniseid kasutada, lisaks sellele ta andis ka mulle selliseid materjale, Arvo Veski materjale, mida raamatutesse ei ole jõudnudki, nii et see oli väga selline meeldiv koostöö. Need enamus Eesti aja lõpus ja siis ka Nõukogude aja alguses ehitatud majadest on ehitatud just Leo Jürgensoni ja Arvo Veski raamatute ja õpetuste järgi. Siis teine osa, teine peatükk on hoonete konstruktsioonide seisukorra hindamine. Ja seal on põhirõhk pandud sellele, et igal konstruktsioonil, igal hoone osal on oma funktsioon. Ehk siis kõigepealt peab aru saama, mille jaoks see hoone osa on, mille jaoks on mõeldud vundament, mille jaoks on mõeldud seinad, mille jaoks on mõeldud vahelaed, just see hoone kui terviku seisukohast ja siis alles hakata seda üle vaatama ja mõtlema, et mis sellega edasi teha. Ja seal on teises osas on hästi palju räägitud ka kahjustustest ja kuna mul ilmunud on 2 raamatut, mul on ilmunud raamat Majavammist, siis sellest räägitakse nüüd uues raamatus vähe, on ilmunud raamat Hallitusest, sellest räägitakse ka vähe, aga üks teema on siiani käsitlemata jäänud ja see on puitu kahjustavad putukad. Ja kuna puitu kahjustavate putukate osa on nii väike, et ma sellest päris raamatut ei oleks saanud, siis ma panin selle osa nagu siia raamatusse sisse. Ehk siis, et see on nagu siin nagu täienduseks ja see on just selle teise peatükki algus, mis on siis hoonete ülevaatused. Kuidas siis vaadata hoonet üle puitu kahjustavate putukate seisukohast ja kuidas neid siis määrata ja ära tunda. Ja 3. osa ongi renoveerimine, ehk siis alates sellest, kuidas valida ehitajat, kuidas mõelda läbi renoveerimisprojekti, tegevusi ei pea alati olema terve hoone renoveerimine, võib ka osade kaupa renoveerida ja lõpetades sellega, et millised on siis konkreetsed lahendused, et see hoone säilimine ja korras oleks tagatud. Kas me võime öelda, et see on praegu kõige mahukam ülevaatlikum teos nii-öelda siis puitmajade hingeelu kohta, mis praegu Eestis saadaval on? Ei ole. Ei saa öelda, sellepärast, et see on kõige uuem teos, jah, aga tegelikult kõige mahukamad puitmajade alased teosed on ilmselgelt ikkagi Arvo Veski omad aastast 1949 ja 50, eks ole, seal nendest aastatest. Aga kui me nüüd
vaat kui interneti saab asju alati juurde panna ja piinlikumatel juhtudel ka mõnikord ära võtta midagi, siis raamat on kaante vahel ja valmis. Kas sul on pärast trükki minekut ka tulnud meelde, et oli midagi jäi siit nüüd välja? Siit jäi palju välja, sellepärast et mul oli valida, kas kirjutada 500 leheküljeline raamat ja mis hinna ja kõige poolest läheb nii kalliks, et ja 500 leheküljest vaevalt, et keegi viitsib ka lõpuni läbi lugeda. Või siis teha kokkuvõtlikult, seepärast, et see vanade puitmajade teema, see on nii mahukas, et siin on ikkagi antud sellised põhitõed, põhimõtted. Aga iga vana puitmaja puhul tuleks vaadata need põhimõtted ära ja siis mõelda konkreetselt just selle maja peale, et mida nüüd selle maja juures tuleb teha. Nii et see raamat tegelikult ei ole niivõrd käsiraamat, et kuidas teha. See raamat on abivahend, et mida tuleks läbi mõelda. Ja kust alustada? Kust alustada, mida tuleks läbi mõelda. Ja mõned lahendused on siin antud, aga just see, et näiteks on ju hea ütelus, et kui sa annad inimesele kala, siis ta saab ühe päeva söönuks, ja kui sa annad inimesele õnge ja õpetad teda kala püüdma, siis ta saab eluaeg söönuks, eks ole. Nii et see raamat on ka, et see on pigem näidata, mida tuleb mõelda, kuidas tuleb mõelda ja selle põhjal saab nagu iga maja konstruktsioone hakata läbi mõtlema ja mida teha ja kuidas teha. Ehk siis, et kui me oleme kõik koolimatemaatikas õppinud, et summa ei sõltu liidetavate järjekorrast, siis maja ehituses see ju tegelikult ei kehti. Et kui ikkagi viimistled seina ära, aga sinna alla jäi midagi panemata, siis on jama. Jah, raamatu ülesehitus on niimoodi, et kõik algab vundamendist ja lõpeb katuseharjal. Ehk siis ei ole mõtet enne hakata katust tegema, kui vundament ei ole üle vaadatud ja korras. Kõik algab venitusest, kõik algab sirutusest. Nii, tegelikult võib muidugi, ma võtan saladuskattele Kallelt, võib praegu ka küsida jooksvalt kohe nõu, sellepärast et me selle ürituse raames ju arvet välja ei kirjuta selle eest, et Kalle vastab väga hea meelega, mis tal üle jääb. Ja kui keegi tahab midagi küsida puitmajade hingeelu kohta, võib seda teha kas praegu kõva häälega või võib pärast tulla eraviisiliselt ligi. Jah, et ega ma tervet seda raamatut ei jõuagi siin ära rääkida ja ma näiteks Hiiumaa ametikoolis Andres veel on mind ikka kutsunud sinna rääkima puitkonstruktsioonidest. Seal ma rääkisin 10 akadeemilist tundi vahet pidamata ja ma ka siis ei saanud ka kõik ära rääkida. See tähendab seda, et kui ma nüüd hakkaks teile kogu seda sisu ja kogu vanade puitmaade renoveerimise teemat lahti rääkima, siis pannakse pood enne kinni. Nii et küsige, mis teid huvitab ja siis ma saaks nagu midagi konkreetsemalt rääkida. Aga ühe asja ma ikkagi ütleksin ära, et meil on siin üks väga oluline inimene veel kohal. Et see raamat, ma seda raamatut kirjutasin, siis mul oli niisugune paradoks, et kui ma teen kõik need joonised sellise AutoCADiga ja väga sellised tehnilised, siis inimesed ei saa neist võib-olla nii hästi aru. Ja siis ma sain väga hea koostöö Marike Lahtiga, kes siia raamatusse tegi, ma näitan näiteks ühte joonistust, kes tegi siia väga ilusad joonistused. Ilusad värvilised ja sellised kunstniku käega. Nii et aitäh sulle, Marike, et sa olid nii hea kaastöötaja ja nii ilusti tegid. Teeme väikse aplausiga, Marike. See värviline pilt on nii oluline, et kui näiteks lastega koos seda vaadata, poistega näiteks, et see paneb nagu pea tööle neid. On. Ma ise jõudsin ka sinnani. Mul esimeses raamatus Majapammist puust ja punaseks, seal olid AutoCADi joonised. Ja hästi paljud inimesed vaatasid neid jooniseid ja ei tekitanud mingisuguseid arusaamist ja emotsiooni. Aga need juba, ma olen seda raamatut juba ka täitsa sellistele võhikutele näidanud, kes ehitusest midagi ei jaga. Need on väga meeldinud, et see oli nagu hea otsus. Aga nüüd on võimalus küsida, et ega me siin ei taha väga pikalt rääkida. Meil oligi plaan, et siin 20-25 minutit räägime ja nii.
ma sain aru, et kui jätad pööningu välja ehitamata ja see tuuldub täiega, et siis see on nagu väga hea. jah, Aga kui ma ikkagi ehitan ja jätan selle väikse kolmnurga sinna tuuliseks, noh, selle katuseharja all, kuidas siis? jah, see kolmnurk on hea, aga lisaks sellele peab olema ka siis õhukanalid, näed, kohe see õige kohaga kätte, et see kolmnurk siin on hea, eks ole, see on siin raamatus ka sees, aga lisaks peavad olema ka õhukanalid, mis siis liiguvad katusest kolmnurka, räästast üles kolmnurka. Ehk siis see kolmnurk üksinda ei aita, aga kui on need õhukanalid ja kolmnurgast on korralik ventilatsioon välja, siis see aitab ja see toimib. Et siis ehitad nagu toatuppa? No põhimõtteliselt jah, et see pööning lihtsalt muutub väiksemaks ja läheb ülespoole. Aga ikkagi need kanalid ja see liikumine, õhu liikumine on tagatud, siis asi toimib. Ja siin on näidatud ka seda, et ma ei taha ühelegi tootele midagi head ega halba öelda, aga mõned tooted on sellised, mida reklaamitakse ühtemoodi, aga toimivad teistmoodi. Ehk siis ikkagi, kui on õhukanalit ei ole ja kõik on villaga täidetud, siis ükskõik milliseid tooteid kasutatakse, ikka kipuvad seal arenema hallitusseened ja ka puitu lagundavad seened. Et jah, ilma toodetele viitamata, aga need, et selles suhtes, et õhukanalid on ikkagi väga olulised, et oleks tuuletõkke ja aluskatte vahel õhukanal, mis siis viib sinna üles tuulduvasse kolmnurka. Kui pannakse hästi palju kipsi alla ja niimoodi, et praktiliselt kips lähebki peaaegu vastu seda konstruktsiooni juba. Vanasti tehti ju nii, et oli ülemine korrus, siis tehti ikka selline kuubikukujuline karp sinna sisse, nii et selle taha ja katuse vahel jäi päris palju õhku. Jah, siin on nüüd kahte moodi lahendusi. Siin ma raamatus välja sellise lahenduse, nagu vanasti oli, et viimasel korrusel, et ikka jäävad sellised, sinna räästa piirkonda jäävad sellised nagu tühjad. Aga tehakse ka seda, et siis ehitatakse täielikult välja, nii et see on võimalik, aga ikkagi need samad õhukanalid, mis tulevad räästast ja lähevad üles katuseharja juurde, siis tuuletõkke ja aluskatte vahel, et need on ikkagi väga olulised mõlemal puhul. Nii. Ma küsiks, vana talumaja ja selle katus värviti. Et kuidas seal see niiskuse ja õhuvahetusega otsad ei ole, nii nagu vanasti oli ta. Katuse värvimine ei mõjuta praktiliselt üldse niiskuse ja temperatuuri liikumise või temperatuuri tasakaalusid. No väga hea. Et seal, sellepärast, et õhk ei liigu mitte läbi katuse katte, aga õhk liigub katuse katte all. Nii et selles suhtes, et see katuse värvimine ei mõjuta. Pigem ma ütleks, et see võib isegi kasulik olla, et selle katuse iga pikeneb. Sellepärast saigi värvitud. No vot, väga tubli. Hästi läks. Nii, aga veel küsimusi. Kuidas tõrjuda palgi seest laadida? Kuidas? Tõrjuda palgi seest laadida? Oi, see tõrje, putukad ei ela palgi sees, elavad putukavastsed. Ehk siis, kui mõelda kogu elutsüklit, siis see putukavastne on see, kes palgi sees on ja sööb. Ja nende tõrje ongi väga keeruline. Ehk siis ma olen soovitanud seda, et mitte niivõrd tõrjuda neid, kuivõrd takistada nende liikumist palki sisse ja palgist välja. Ehk siis katta ikkagi palgid kas siis savilubikrohviga või siis mingi kas või tuuletõkkeplaadiga niimoodi, et see sisse-välja liikumine on takistatud. Ja kui see sisse-välja liikumine on takistatud, siis elutsükkel katkeb. Ehk siis, et need vastsed peavad mingisugune hetk nukkuma ja mardikana välja tulema ja paljunema. Ja kui nad ei saa seda teha, siis tegelikult elutsükkel katkeb. Mööblitoonese peal katkeb see kusagil 2-3 aasta pärast ja majasikul siis kusagil kuni 10 aasta pärast. Et siis elutegevus lahkub ise. Aga tõrje on kallis, on võimalik, aga on kallis ja keeruline. Et siin on hästi natukene on tõrjest räägitud, aga see tõrje teema põhiliselt ikkagi oli seal Majapammi raamatus, oli puitu kahjustuste tõrje. Aga kui
saviga katta, ütleme need valgiosad või? Jah, savikrohv on hea, aga siis mitte üksnes need varavahed, mis vanasti tehti, aga tervenisti ikkagi savikrohviga. See on väga hea ja see kohe võtab putukakahjustused, lakkavad iseenesest seal all. Kui te olete vanu maju renoveerinud, kui te võtate selle vana lubikrohvi ära, siis selle all pole mitte ühtegi putukakahjustust. Ehk mitte ühtegi lennuava, mitte ühtegi tunnelit. Nii et see näitabki seda, et kui need putukad sinna ei saa muneda ja sealt välja ei saa, siis kahjustusi ei teki. Et savikrohv on väga hea, tehke nii. Nii et palki ju siis üldse välja paistma ei jäägi? Jah, siis ei jää palk välja paistma. Aga samas on see, et lubikrohv ja savikrohv on ka väga ilusad. Vanasti ju oli nii, et paljas palk oli selline vaesuse tunnus, mida nagu häbeneti, et taluaeg oli, et siis ikkagi kõik, kellel vähegi võimalik oli, tahtsid selle nagu ära katta, et oleks nagu mõisnik ellu. No jah, ütleme niimoodi, et võib-olla vaesuse, aga võib-olla ka selline mõtlemise teema. Ehk siis üpris need inimesed, kes said aru, et see avatud palk ei kesta nii kaua kui kaetud palk, et ma pigem arvan, et see oli mõtlemise teema. Ehk need inimesed hakkasid katma ja need majad püsisid ka kauem. Praegu on trendikas, kui on selline naturaalne materjal väljas, aga savikrohv on samamoodi naturaalne. On, täpselt. Et ütleme niimoodi, et kui ta seespoolt on palk avatud, siis ei ole väga hull. Sellepärast, et putukaid on võimalik lihtsalt takistada sissepääse, et panna ka akende ette putukavõrgud, eks ole, panna ukse ette putukavõrgud niimoodi, et nad ei saaks üldse hoonesse sisse. Aga kui väljaspoolt jätta palk avatuks, siis ei olegi midagi teha. Siis on tegelikult praktiliselt, ta on nagu pidulaud puitu kahjustavatele putukatele. Tulevad, munevad, söövad. Mida ämblikest arvata? Hästi, väga hästi. Et mida rohkem, seda parem? Mida rohkem, seda parem. Ämblikud on puitu kahjustavate putukate antagonistid või siis vaenlased ja püüavad neid. Ja näiteks ma siin raamatus ka õpetasin, et kui te tahate kontrollida, kas teil on hoones puitu kahjustavaid putukaid, siis otsige ämbliku võrke ja vaadake, kes seal ämbliku võrgus sees on. Mul on ämbliku võrgud ja ma ei lõhu neid, aga need on tühjad. Siis on hästi. Aga kui nad on, siis järelikult ikkagi teil on majast putukaid. No, ma arvan, et on. Aga putukaid on nii palju, et nad ei pruugi üldse puitu kahjustavad putukad olla. Putukad on kõige liigirohkem elusorganism maailmas üldse. 5 miljonit liiki umbes putukaid. Seened järgnevad 1,5 miljoni liigiga. Et tegelikult ma olen hea perenaine, kui ma neid ämbliku võrke ei hävita. Jah. Et ämblikud on kasulikud. Üks töö vähem. Nii. Ma küll aiman, mida te vastate, aga et hästi palju reklaamitakse praegu puitmajade tegemise juures igasuguseid vahtusi. Küll kinnise poorisid, küll lahtise pooriga. Kuidas kommenteerite igasuguseid vahuga fundamentide katmisi või ööningu soojustamist? See teema oli mulle endale ka nii huvitav, et ma viisin läbi raamatu kirjutamise alguses täitsa ühe katse. Ma panin temperatuuri ja niiskuse andurid, mis ise salvestavad andurid, mis iga teatud aja tagant mõõtsin. Panin siis vundamenti erinevale kõrgusele ja mõõtsin siis selle vahu ja vundamendi vahel suhtelist õhuniiskust ja temperatuuri. Ja avastasin selle, et kui see vaht on pandud sokliosale, mis on maapinnast kõrgem, siis on kõik hästi. Ja vundamendi peal, mitte mingit probleemi ei ole. Jah, sinna ta sobib. Sinna sobib nii kinnise kui lahtise pooriga vahet ei ole. Aga kui see vaht on pandud maapinnast allapoole ja isegi siis, kui seal on see treenmatt peal, see mummumatt peal, mõlemal puhul seal taga oli täiesti märg. Ehk siis õhuniiskus oli seal kogu aeg 100% juures. Ja sõltumata sellest, kas oli kuiv või märgil, et sinna allapoole ma ei soovita vahtu panna. Aga jah, ülespoole sokli osa, mis on maapinnast kõrgemal, väga hea materjal. Nii et iga asi on millekski hea ja millekski halb.
et ma siin raamatus proovisin ka mitte niivõrd öelda, et see on hea ja see on halb, aga ma näitasin, mis ühel materjalil on hea ja mis teisel on halb. Näiteks küttesüsteemide puhul panin kõikvõimalikud küttesüsteemid kirja ja panin 2 tulpa, mis on, tegelikult ma panin 4 tulpa. Ohud, tugevused, nõrkused, ohud, võimalused. Selle spoti tegin sinna. Ja panin 4 tulpa ja panin siis kõikidele kirja, mis on head ja mis on halba ja kõigile ühe palju enam-vähem. Et las inimesed ise mõtlevad, mis nendel on, kas see on nendele oluline või ei ole oluline. Et see hea ja halb on väga suhteline, et parem on anda valikud ja lasta siis ise valida. No lõpuks ma ikka ütlesin ka, et mul endale meeldib see, aga no see on jälle minu mõtlemine. Ehk siis kohe raamatu alguses ma juba ütlesin seda, või moto oli see, et kuula teisi, aga otsusta ise. Ehk siis ongi väga oluline on see, et iga inimene mõtleb selle läbi, mõtleb iseenda seisukohast läbi, mis talle on oluline ja teeb seda, mis talle on oluline. Et see vaht on hea materjal, sõltub lihtsalt sellest, et kuhu teda kasutada. Puidu pinna peale vahukihti väljapoole ma panna ei soovita. Nii, veel midagi. Mul tuleb üks teist laadi küsimus energiatõhususe valdkonda. Ühesõnaga, Eestimaa hoonefond on nagu ta on, meil on väga palju hooneid jäänud maha, neid on vaja taastada või siis lammutada või siis kui taastada, minna edasi renoveerida. Mina majaomanikuna olen selles suhtes natukene keerulises olukorras, et ma tahaks seda kõike teha õigesti, aga nüüd ongi see, et ma teen seda õigesti ja mõtlen ka looduse peale, tahan olla roheline, siis see läheb nii paganama kalliks. Ja kui ma näiteks lähen sealtpoolt, et kust ma saaksin näiteks võimaliku toetuse küsida, siis näiteks konkreetselt KredExi nõuded on kohati küll täiesti absurdsed, et kui ma tahaks, et mingit tuge saada, siis automaatselt näiteks ehitajate juurde linnas tuleb juurde arvestada selline ehitaja KredExi koefitsient, mis teeb tööd juba automaatselt kallimaks on. Et kui ma selle pika jutu võtan kokku, siis kuidas ma saaksin enda nagu seda maja renoveerimist mõistlikult finantseerida, et ma ei peaks neist esiteks lõhki laenama, teiseks, et mul paistaks ka mingi normaalne tulevik kuskil ja kust mingisugust toetust võib-olla saaks? Et kui nüüd alustada otsast, siis kõige parem investeering teie maja renoveerimiseks on selle raamatu ostmine. Mul on eeltellitud, ei ole jõudnud. Kohe jõuab sellest, et mul assistent saadab neid praegult teie tempoga välja, väga paljudele on jõudnud ja jõuab ka teile. See raamat ei ole energiatõhususe põhine. Ehk siis ma ei saa öelda, et ma olen energiatõhususe fänn, aga samas ma saan aru ka sellest, eks ole, et hooned peavad olema soojapidavad, ehk siis et see soojusläbivus peab väiksem olema. Energiatõhususest on siin juttu olnud. Ja kui mõelda nüüd seda, et kuidas nagu võimalikult keskkonnasõbralikult lahendada energiatõhususe teemat, siis minu seisukoht on see, et teha nii vähe kui võimalik. Ehk siis ei mitte minna KredExi pakutavat täispaketti mööda, mis on täis sundventilatsiooni soojustagastusega ja U-arvud igal pool ette antud. Et mitte minna seda teed, vaid teha nii vähe kui võimalik, sellepärast et igasugune tarbimine on looduskeskkonna ja elukeskkonna kahjustamine. Ehk siis pigem mina ei õhutaks tarbimist, ma õhutaks seda, et võimalikult palju taaskasutada, võimalikult vähe teha ja ütleme, et minimaalsete vahenditega saavutada maksimaalset tulemust. Ja paraku ma pean ütlema ka seda, et minu seisukoht on see, et igasugune toetus on ka tarbimise õhutamine. Seda on näha nendes ehitajate. Ja täpselt. Ja tegelikult ehitajad paraku on seda näinud ja tõstnud hindasid tänu sellele ja see pall muudkui läheb suuremaks ja tegelikult see ei ole meie elukeskkonnale hea. See ei ole meie elukeskkonnale kasulik. Et pigem ma olen nagu seda meelt ja seda olen siin raamatus ka igal leheküljel, iga sõna puhul mõelnud. Et ma ei arva seda, et peab tegema nii, et kogu maja renoveerida ja täispakett ja
ja U-arvud igal pool väga head ja pigem ma siin isegi ühes kohas ütlesin, et võib-olla on palju mõnusam kui loomulikku ventilatsiooni, kusjuures siin käsitlesin päris palju. Ja teine asi on see, et võib-olla ise natukene oma mugavustasemest järgi anda. Ehk siis, et no panebki talvel sokid jalga, noh, mis siis, aga ei pea olema talvel temperatuur 24-25 kraadi toas ja särgiväär ringi käima, ei pea olema. Ehk siis, noh, et see on jälle tegelikult see soojus ja see on inimeste mugavustasemest ka natuke kinni, inimesed harjunud olema mugavad, ehk siis tahavad, et trussikutes toas ringi käia, jah, et see ei ole, kindlasti see siin raamatus ei ole energiatõhususele rõhutud. On hästi palju räägitud energiatõhususest, et kuidas neid U-arve arvutada ja mis see kõik on, eks ole, et aru saada sellest inimesed, loomulikult see on oluline, sellest peab aru saama, aga see ei tähenda seda, et seda peab tegema. Ja ma sain kokku ka siin kohe projekti või selle raamatu kirjutamise alguses sain siis paralleelselt jooksva projektiga, kus siis tegelikult tehakse sama asja, ehk siis tehakse õpetusi vanade, sealhulgas ka puitmajade renoveerimiseks. Ja siis me arutasime, et kas me teeme koostööd või mitte ja siis mina leidsin, et me ei saa kahjuks koostööd teha, sellepärast et minu tõekspidamised ei ole samad kui nende tõekspidamised. Vot, selline energiatõhususest siis. Mulle väga meeldib see teadmine, et see soe tegelikult liigub suuremas osas läbi lae välja. Et kui see lagi korralikult ära soojustada, siis ülejäänud seinad või asjad on pigem ventilatsioon. Täpselt, seda on siin ka öeldud. Ja mina elan nii ja väga mõnus on. Et kaks kõige suuremat soojusläbivuse allikat on lagi, siis ütleme pööningu ja viimase korruse vahelagi ja teine on avateitud. Ehk siis need on kaks kohta, kus siis soe välja liigub, et seinte soojustamine, eriti kui need on palkseinad, eriti kui need on korralikult varatud palkseinad, ei ole absoluutselt head efekti. Pigem tasub sinna peale panna tuuletõkke, seda mitte niivõrd soojustuseks üksnes, kuivõrd selle õhu läbivusest, et õhu liikumine ei oleks liiga intensiivne ja et putukad ei saaks sinna palki ka oma mune sisse panna, et need vastsed ei hakkaks see palki kahjustama. Avatäited. No minul kui aknad vanal palkmajal paigaldati, puitaknad, siis ikkagi kasutati seda makrofleksi seal akna ümber. No tänaseks mul jäi väljapoolt ilusad need liistud veel panemata, tänaseks on see makrofleks seal pudi ja kollane, eks. Nüüd, kui ma hakkan neid aknaavasid ikkagi kinni panema, mis ma teen? Kas lasen seda makrofleksi sinna juurde või mis ma teen selle pudiseva makrofleksiga? Või kuidas ma täidan need palgi ja akna vahel? Montaaživaht ei ole negatiivne, kui ta ongi vuuke täidetakse või tühimikke täidetakse. Siis ta ei ole negatiivne palgile, ta ei tee mitte midagi halba ja ta on igati asjakohane, näiteks akna piirede tihedamiseks ta on igati asjakohane. Nii et ise võib rahulikult lasta ja võib ka siis sinna liistud peale panna ja kindlasti see vahu laskmisel on oluline see, et ta oleks ka hästi ühtlaselt lastud, et sealt kuskilt vahelt läbi ei puhu. Et see on igati asjakohane, ei ole mitte midagi paha. Et siin ühelt poolt ma ei ole väga selline energiatõhususe fänn, aga teiselt poolt ma ei pea õigeks ka seda, et kõiki uusi materjale eiratakse või eitatakse. Et see, veel kord, montaaživaht on tegelikult oma kohtades on väga vajalik. Loomulikult linatakuga oleks veel parem. Nii. Ja võib-olla kommentaariks, et kui Kalle Pilt mainis, et tegi mõõtmisi, siis meie tegime ka mõõtmisi kõrval kõrvuti pööningu korterid ehitades. Mina panin takuga, naabrimees pani vahuga ja termopilt oli takuga parem. Ja see on reaalne test meil. See kõige rohkem ei sõltu niivõrd materjalist, kui sõltub sellest, kuidas ta paigaldada. Kui ta on ikkagi korralikult paigaldatud, ühtlaselt paigaldatud, siis see on hästi oluline. No teine asi, et kui 10 aastat hiljem pilt teha, võib-olla oleks huvitav vaadata.
mul oli Norras on üks kolleeg Johan Matson, kes ka renoveerib vanu maju ja kes tegeleb siis hoonete biokahjustustega. Mükotiim on tema ettevõte, siis tema tegi sellise asja, et pani mingisse 10 majja igale poole need andurid mõõtma. Ja siis vaatas, et kuidas oli ehitatud ja kuidas tulemused olid. Ja mulle endale meeldib ka hästi palju mitte niivõrd kuulata seda, mis müüjad räägivad või need ehitusmaterjalide tootjad räägivad, kuivõrd ise üle katsetada kõik. Praegult on mul katsetamisel termoprohv ehk siis kivimaja, suur maakivimüür, eks ta oli mingisugune 50 sentimeetrit maakivimüür ja seestpoolt kaetud termoprohviga ja siis mul on pandud andurid sinna termoprohvi taha ja termoprohvi ette ja sisse ja välja ja siis ma mõõdan, et kui palju see termoprohv aitab ja kuidas siis see niiskuse ja temperatuuri tasakaalud seal muutuvad. Et see ise katsetamine, ise uurimine on nagu kõige põnevam. Et ehitusmaterjalide tootjad ja ka müüjad, nad teevad ka katsetused, aga nad kipuvad mõned asjad rääkimata jätma ja mõnele asjale eriti rõhku panema. Et sõltuvalt sellest, et mis müügile kasulik on. On veel küsimus? Kui ei ole, siis on hästi. Aga te võite alati mulle kirjutada, sellepärast, et ma kindlasti vastan kõikidele meilidele ja ma ei saa lubada, et ma vastan seda kohe tunni aja jooksul, aga ma vastan esimesel võimalusel ja minu eesmärk on ilmselgelt see, et võimalikult paljud Eesti puitmajad, et need vanad väärikad puitmajad saaks säilitatud ja saaks hästi renoveeritud. Aga aitäh, et tulite ja kindlasti saate siit ka raamatu endale soetada, täna on siin soodushind ja kes endale raamatu soetab, saab ka auprogrammi sisse minu käest. Aitäh!